Tervist. 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 Ma näen, et tööte meile arvuti. Jaa, jõuluvana tõi meile uue ja siis me mõtlesime, et toome vana siia. Super. Super. Kolmandas maailmas on arvuteid väga vaja. Väga vaja. Ma kohe kirjutan teile tänukirjad ka, et siis saate endale seina peale riputada. Me ostsime siia uue operatsioonisüsteemi ka peale. Vana oli eesti keeles ja me mõtlesime, et no kes seal kolmandas maailmas ikka eesti keelest aru saab. Et seal on ju kõik inglise keeles ja... Seda ei oleks vaja olnud. Nad seda arvutiloksu nagu nii tööle ei pane. Oot, ei panegi tööle. Neil ei ole seal pistikuidki seinas ju. Hea, kui tead, seinadki on. Sest seinad on tehtud ju teatavast elevandi sõnnikust. Ja elevandid, nagu me kõik teame, on põhimõtteliselt välja surnud. Ah, soo. Võtan, nüüd ma ei saa tähendab millestki aru, aga milleks kogu see värk siin ja... Vaadake, asi on nii. Teie, heaoluriigi kodanikud muudki ostate ja ostate, eks ole. Ja samal ajal tunnete ennast süüdi. Et kuidas küll on niimoodi, et teisel pool maakera inimestel ei ole mitte midagi. Ja siis te toote oma vanad kasutatud asjad meile. Meie täname teid, te ei tunne ennast enam nii süüdi ja saate minna poodi uusi asju ostma. Aga tähendab, mis sellest arvutist saab? Jah, jätate endale või? Kui me selle prahi kõik endale jätaks, siis me upuksime sinna sisse ära varsti ju. Pealegi on vana arvutitehnika täis kõiksugu jäätmeid, mille käitlemine siin riigis on väga ebaratsionaalne ja kallis. Aga mis sellesse konkreetesse arvutisse puutub, siis selle viskame tagahoovis suurde kasti sisu tühjendame autosse, autoga sõidame sadamasse, viime merekonteineriga Rootsi vahelattu ja kui lae saab arvutit täis, siis viime kõik korraga kolmandasse maailma ja valame seal esimesel ettejuhtuval kaldal maha. Ja kohalikud elanikud ronivad selle prügiuniku otsa, hakkavad seda sorteerima. Ma saan aru, see on väga, väga tervist kahjustav töö. Aga keegi peab selle kinni maksma, arenguabi on väga kallis. Ja. Ega siis midagi. Me täname teid ja hakkame koju tagasi minema. Või hoopis poodi. Jaa. Aga miks ka mitte. Häid jõule! Häid jõule! Häid jõule! Päikest südamesse! Kolmas maailm on tänapäeva mõistes aegunud termin. Algselt tähendas see riike, mis ei olnud liitunud ei NATO ega Nõukogude Liiduga. Tänapäeval mõistame kolmanda maailma all arenguriike, kus on mitmeid sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme. Arenguabi algas 1960-ndate lõpus. Rikkamate riikide valitsused, valitsusvälised organisatsioonid ja rikkamad indiviidid hakkasid neid toetama, tuginedes mudelitele, mille eesmärk oli luua majanduskasvu. Kahjuks on enamus abimudeleid jäänud tulemuseta ja abisaajate majanduslik olukord on tihtilugu siiski sõltuvuses arenenud riikidest. Nüüd püütakse leida viise, kuidas abi efektiivsemaks muuta või üldse ära lõpetada. Arenguabil võivad olla ka halvad tagajärjed. Kui arenguriikides tegutsevad firmad on huvitatud vaid kerge raha teenimisest, võivad nad toetust abiga näiteks paigaldada arenguriikidesse tehnoloogiaid, mis sinna ei sobi või mida seal kohapeal ei suudeta hallata. Selliste probleemide ärahoidmiseks on vaja arenguabi teadlikku suunamist ning firmad peavad veenduma, et nende abist on kasu ka siis, kui abistajad on kohapealt lahkunud. Super!